Mina olen siis Maris Sala ja Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane. Mis sind viiruste juures paelub või miks hakkasid sind Kõia viirust uurima? See oli sellepärast, et esiteks mulle pakuti seda võimalust teha oma tööd siis Tartu Ülikooli laborites ja kuna mind huvitab kogu bioloogia ja nagu viirused on bioloogia, siis see oli hästi suurepärane võimalus nagu saada kogemust siis laboris juurde ja saada nagu süvateadmisi ühest valdkonnast bioloogiast. Pluss veel lisaks see ei piirdunud nagu viirustega, vaid see oli nagu laiemalt ka, et nagu rohkem siis ka majanduse kohta ja geograafia kohta ja siis veel bioloogiast veel eraldi siis, et rakusüsteemide erinevate selliste molekulide kohta ka isegi, et see oli nagu hästi laiahaardeline tegelikult, need teadmised, mis ma sellest tegelikult sain. Aga kui vaadata pealkirja, siis seal on kirjas ka traditsiooniline ürdisegu, et kuidas see nagu süvateadusega kokku läheb? See oligi tegelikult selline huvitav pool nendest katsetest, et need 2 antiviraali, mida ma kasutasin, olid ongi sellised nagu meditsiinilised kasutuses ja nii edasi. Ja traditsioonilisem variant ongi siis see põnevam pool, et midagi, mis on juba aastasadu olemas on, mille toimed keegi väga ei uuri, sellepärast, et see ei ole nii teaduslik selles mõttes. Ja siis, et oligi mõte uurida, et kas sellel võiks olla päriselt mingi mõju. Ja katsete järgi tegelikult ka oli. Ja siis saabki leida selle aine, et mis võis olla nendes taimsetes ürtides see aine, mis seda mõju avaldas ja siis selle kontsentratsiooni suurendada ja siis leida mingisugune taimne variant sellele asjale, et ei ole vaja sünteetilisi ravimeid kasutada. Selle töö tegemise juures oli midagi üllatavat ka, et nii-öelda päris laboris töötada või oli sul mingi teine ettekujutus, kui sa õpid koolis? Selles mõttes, et ma olen bioloogiaga tegelenud alates 7. klassist, kui ma seda õppima hakkasin ja sellest ajast ma olen tegelenud hästi paljude olümpiaadidega ja siis puutunud laboritööga kokku küll. Et laboritöös iseenesest midagi nagu väga šokeerivat ei olnud selles mõttes, et ma nagu valdkonnas olen sees ikkagi. Aga see teooria läbitöötamine seal oli hästi palju selliseid momente, kus oligi selline, et saada teada mingi hästi elementaarne asi, mille peale varem nagu lihtsalt ei ole tulnud, sellepärast et sellise suunitlusega õppimist meil ei ole olnud. Ja siis, et see kuidagi, kuidas see laiendab maailmapilti, et lihtsalt olid need päevad, kus ma lihtsalt õppisingi nagu öö läbi või lugesin neid tekste lihtsalt, et tööd pikendab see umbes 2 sõna enam-vähem ja siis väike viide taha. Aga see, mida ma ise sellest sain ja see, mis teadmised sellega kaasa tulid, need olid hästi võimsad. Et selles mõttes see oli hästi huvitav. Ja saaksid lühidalt kokkuvõtte ka oma töö tulemused või põhituuma? Töö tulemuste osas siis kõige olulisem tulemus, mis mul oligi see, et karmolistilgad antud tingimustel avaldasid siis väga soodsat mõju. Kuna on näha, et taimed reaalselt avaldasid mõju, siis võiks leida, mis oli see taim või mis ühend see oli ja millega koos toimes ja siis selle kontsentratsiooni ravimist suurendada ja siis leida reaalne toimiv ravim. Et see on nagu see, mida saaks edasi teha sellest tööst ja need põhitulemused ka. Ja kuidas võiks sinu töö muuta Eestit ja maailma? Nüüd ja tulevikus? Põhimõtteliselt see viirus on levinud peamiselt ekvaatoriaalpiirkondades, aga kuna ta levib sääskedega ja keskmiste õhutemperatuuridega kasvuga, need sääsed levivad järjest pooluste poole, siis see viirus jõuab ka meie poole põhimõtteliselt, et ta juba Euroopa lõunapiirkondades on olemas ja siis see kasutegur, mis sellel tööl ongi siis see, et esiteks see aitab leida paremini võib-olla ravimit siis selle konkreetse viiruse vastu, pluss ka sarnaste viiruste vastu, mis siis võivad ka ühel hetkel jõuda Eestisse ja lisaks see nagu arendab selles mõttes teadust ka üldiselt edasi, et esiteks mina sain rohkem teadmisi ja mina saan nagu selles mõttes edasi panustada Eesti teadusesse sellega, et oma teadmiste baasil ja pluss need tulemused on siis selle viiruse vastu aitavad paremini, pluss veel, et kui on need sarnased viirused, mis meil siin Eestis on olemas, et nende vastu siis ka leida midagi, mis võiks sarnaselt töötada.